Nõukogudeaegsete gaaside muutmine kõrge efektiivsusega mikrofistiteks remote-töö tehnikaspetsialistidele on sisuliselt unustatud ruutmeetrite arbitraaž. Kaasaegne distanttööturg kasvab, kuid paljudes linnades venivad äärelinnades kilomeetrite kaupa gaasikooperatiive. Roostes väravad, lekivad katused, rasvane betoon ja omanikele nulltulusus. Idee on lihtne. Puhastame need kastid vundamendini. Eemaldame prügi, tugevdatame konstruktsiooni, soojusisolatsioon, korralik hüdroisolatsioon ja põrandad. Seal, kus varem roostesid Žiguliid ja seisid hapukapsasalvandid, vedame optilise kiuga. Paigaldame stabiilse interneti, normaalse elektri, ventilatsiooni ja kliimakontrolli. Sisuliselt võtame jämeda nõukogude raami ja kogume kokku vaikse, isoleeritud töökoha jaoks programmeerijale, disainerile või analüütikule. Gaas kui formaat sobib ideaalselt. Eraldi sissepääs, lihtne heliisolatsioon, minimaalselt naabreid seina taga, paindlik planeering. Sees saab kompaktse, kuid funktsionaalse mikrofisi, töökoha, minipuhkeala, WC, vahel dušš või uneruum pikkadeks vahetusteks. See on loogiline areng trendist, mida Euroopas ja USAs juba massiliselt kasutatakse. Kodugaase muudetakse remote office'iteks, stuudioteks ja töötoad. Majandus on samuti intrigeeriv. Seal, kus gaasikooperatiivi omanik maksis varem liikmemakse ja maksimaalselt rentis hoiustamiseks, tekib nüüd regulaarne rahavood. Üks gaas, muudetud kvaliteetseks mikrofisiks, võib tuua tulu, mis võrdub või ületab tüüpilist äärelinna eluasemearendust, oluliselt madalama maa algkulu juures. Me avame sisuliselt lukustatud linnalised alad, mis kümnendi haaval polnud ei elu ega kommertskasutusel. Lisaks vastab see uuele nõudlusele. 2024 kuni 2026 paisuvad ettevõtted hübriidmudelisse ega taha maksta kesklinna klassikaliste kontorite eest. Neile vajatakse väikseid kohalikke hube, kohti, kuhu töötaja saab paar korda nädalas tulla, keskendunult töötada, videokoosolekutes osaleda ja tunnist ei raisata ummikutes. Endiste gaaside mikrofisid täidavad just selle niši. Odavad, elamurajoonide lähedal, skaleeritavad ridadena. Kõige tähtsam, see näitab, et isegi kõige masendavam nõukogude infrastruktuur pole hukule määratud. Gaasikooperatiivid memedest ja anekdootidest saab muuta vaikseks tehnikaklastriks, kui läheneda õige disaini, juriidika ja turundusega. Me pakime ümber vana betooni digimajanduse vajadustele. Raujaardist saab võrk väikseid, kuid kõrge tulususega töörakke neile, kes teenivad ajuga, mitte eliitkontoriga tornis.